kuidas tulla toime kadedusega sõpruskonnas ja üldiselt? Kuidas lõpetada võrdlemine ja võib-olla kuidas jääda isegi positiivseks, kui sa tunned ennast eemale jäetuna? Ma võib-olla alustaksin selle võrdlusteemaga. Võrdlemisega on see värk, et saab olla kahes äärmuses, kahes destruktiivses äärmuses. Ühel juhul mõtled, et ma olen väga palju parem kui kõik teised ja teisel juhul, et ma olen ikkagi väga palju kehvem kui kõik teised. Esimesel juhul võib inimene muutuda päris ülbeks, üleolevaks, isekaks ja teisel juhul võib inimesel tekkida väga suur alaväärsuskompleks ja üldse alaväärsustunne. Igal juhul võib tekkida ka see, et me pendeldame nende kahe äärmuse vahel. Ja see pendeldamine või ka ühes äärmuses pikalt viibimine tegelikult tekitab meie ellu väga palju pinget ja hästi suurt emotsionaalset kriisi. Ja ma arvan, et hästi oluline on see, mille me võtame nagu standardiks võrdluse koha pealt. Kui me nüüd vaatame seda, mida ütleb Piibel meie kohta ja me võrdleme ennast sellega, siis ma arvan, et sellel ei ole destruktiivset mõju, sest tavaliselt püha vaim, isegi kui ta viitab mingitele lahkhelidele meie ja Piibli vahel, siis tegelikult mina isiklikult olen kogenud, et see on väga ülesehitav, see, kuidas Jumal toob esile võib-olla neid lahkhelisid, et see, mina olen siin, aga see standard on võib-olla siin ja Jumal annab mulle tegelikult selle tee, kuidas ma jõuaksin sinna sellele standardiga nii-öelda kooskõlla. Samas, kui ma tegelikult ise olen kogenud seda, et ennast teise inimesega võrdlemine mõjub alati kuidagi destruktiivselt. Võib-olla mõnel inimesel mõjub see kuidagi positiivselt, minule ta ei ole kunagi väga positiivselt mõjunud. Ja ühel hetkel Jumal puudutas, kui mina ka käisin niimoodi pendeldasin selle ühe ja teise vahel ja võib-olla isegi mõne juhul olin hästi pikalt ühes äärmuses, siis Jumal puudutas mind sellise mõttega, et me tegelikult kõik sünnime siia maailma, me oleme erinevatesse perekondadesse, ütleme siis niimoodi, meil on hästi erinev stardipakett, kust me alustame, meil on väga erinevad võimekused, andide paketid nii-öelda või andide komplektid, meil on üldse erinev iseloom, mõni on väga kannatlik, väga rahulik, teine on siuke kärts, mürts, pauk ja selle tõttu me tegelikult ei ole üksteisega võrreldavad, sest me oleme nii erinevalt loodud, me oleme niivõrd ainulaadsed ja vahel me oleme mõne inimesega väga sarnased, aga ikkagi meie taustsüsteemid on alati väga erinevad. Mõni inimene alustab siit ja jõuab siia, teine inimene alustab siit, jõuab siia. Ja need inimesed, nende kahe inimese elud ei ole erinevad, ei ole sarnased. Ja tegelikult on nii lahe see, et Jumal, kui tema paneb meie elud kaalule, siis ta tegelikult võtab arvesse absoluutselt igat muutujat sellesse valemisse. Tema jaoks on kõik nagu muutujad olulised. Nüüd, kuidas tulla siis toime selle kadedusega sõpruses ja üleüldiselt ja kuidas jääda positiivseks, kui sa tunned, et sa oled nagu välja jäetud? Ma arvan, et see, kas me jääme positiivseks, sõltub ikkagi suurel määral ju sellest, et mida me teeme selles olukorras, kui me jääme üksi. Kui me näeme, et me sõbrad teevad näiteks midagi funny ja meid pole sinna kampa võetud, kas me jookseme siis mossitades Netflixi näiteks ja rämpsu süües, krõps ühes käes, jättis teises käes, jookseme Netflixi filme vaatama või kammime tundide viisi, Facebookis on see video logo, et kammime neid videosid tundide viisi või vaatame blogereid ja vlogereid YouTube'is. See on võib-olla üks variant, et ma arvan, siis on nagu päris keeruline jääda positiivseks. Aga kui me näiteks selle asemel paneme klapid kõrva, lähme loodusesse jalutama, kuulame head jutlust või mingit mõnusat ülistust, veedame aega Jumalaga või paneme mingi ülihea jutluse kodus arvutis käima, teeme märkmeid, õpime Jumala sõna tundma, siis ma arvan, et selles olukorras me saame täidetud. Ja kui me oleme täidetud õige asjaga, siis tegelikult tekib meil see jõud, et me saame õnnistada oma sõpru ja paluda nendest Jumal täiega nagu õnnista seda aega minu sõpradel, mis iganes nad praegu koos teevad, õnnista need täiega. Las neil olla ülilahe aeg koos.
ja sellega, kui sa oled täitnud ennast õige asjaga, siis sul tegelikult tekib see ramm, et sa saad palvetada oma sõprade eest. ja ma arvan, et siinkohal on hästi äge ka see kirjakoht, et kui Jumala sõna ütleb seda, et tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud, õnnetud ja kurbusega täidetud, tulge minu juurde. Mitte Netflixi juurde, mitte Facebooki juurde, mitte YouTube'i juurde, mitte Instagrami juurde, vaid minu juurde. Siis mina annan teile hingamise ja palju enam. Ja ma arvan, et see on päris hea lahendus kadedusele ka. See, kui sa saad hoopis õnnistada oma sõpru. Saad veeta kvaliteetaega Jumalaga koos ja see täidab sind. Ma arvan, et selles on nagu väga suur võti.